Tere, mina olen Henn-Kalev Humal ja ma olen siin koos Miikali ja Anetega. Tere! Tere! Kuidas te siin Jäpel on siis läinud? Suurepäraselt, kõik sujub nagu plaanipäraselt ja noored on väga toredad ja sõbralikud ja... No, tegelikult ütlesid juba kõik ära, et väga hästi läheb, et tore publik on. Väga vahva on näha, kuidas noored lava ees tantsivad ja kaasa laulavad, et super. Seda on väga tore kuulda. Aga kuidas te hakkasite üldse tegelema selle muusikaga ja selle bändiga? No muusika on minu elu pehmelt öeldes, et muusikaga ma olen tegelenud kogu aeg ja õppinud seda ja... Aga see bänd, eks meie Teet organiseeris seda ja küsis inimestelt ja kutsus neid ja niimoodi see bänd meil siia kokku tuli. No kui võtta niimoodi minu muusikaelu, siis see on ka nagu olnud, et muusika ongi minu elu ja bändidega olen ka tegelenud juba päris pikalt, 7,5 aastat. Ja see konkreetne bänd oli Teet võttis ühendust, kutsus mängima õnneks. Olen väga õnnelik, et mul on antud siuke võimalus, on tõesti tore bänd, vahva. Palju uusi asju saab õppida, kuigi nagu vahepeal võib tunduda, et mis sa nagu ikka veel õpid, aga ikka alati on kogu aeg väga vahva ja hariv. Aga kes see Teet siis on? Teet. Kes on Teet? Hea küsimus. Teet on, ma ei tea, inimene nagu me kõik. Ma ei oskagi midagi täpsemalt öelda. Miikal, äkki sa oskad kuidagi öelda, kes on Teet? Teet on inimene nagu me kõik, siis põhimõtteliselt on see õige. Teet on võib-olla natuke veel toredam. Teet on siuke tore inimene, kes oskab asju teha ja kellele siis paluti see bänd kokku panna ja Teet on laulja meil, üks 3 lauljast. Jah, tema ongi Teet. Aga täna selle aastase Jäpe teema on armastuseks loodud. Et mis see tähendab siis? Armastuseks loodud. Me kõik oleme armastuseks loodud ja igaüks peab leidma endas selle armastava poole. Armastus saab olla kõige vastu ja kõigi vastu ja ma arvan, et siin festivalil paljud noored, ma loodan, hakkavad märkama seda armastust endas ja teistes. Jah. Aitäh teile kahele housebändi inimesele tulemast, Miikalile ja Anetele ja see on tänaseks kõik.